Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tänase episoodi põhiteemaks on AI agendid ja see, kuidas hakkab muutuma meil ärimaastik ja me läheme natukene spetsiifilisemalt sisse e-kaubanduse maailma ja selle jaoks on meil stuudios muidugi Kerlin, et seda teha minuga koos. Tervist. Ja me oleme saatesse kutsunud Targumi tegevjuhi Roberti. Tervist. Tere kõigile. Ja ma natukene sinu taustaks ütlen ka seda, et tegelikult meie tunneme plokiahela valdkondast 11 juba siin, ma arvan, 4-5 aastat tagasi, aga sul on tegelikult üle 10 aasta tarkvaraarenduse poole pealt siis kogemust ja tarkvara või tehnoloogia ettevõtete juhtimise poole pealt. Ja nüüd on siis väga põnev teekond Targumi ülesehitamisel, et võib-olla alustakski sellest, et mis on sinu praegune see teekond olnud tehisintellekti maailma ja siis võib ka juba rääkida Targumi tegemistest igapäevaselt. Hästi, tehisintellektiga kõik tarkvaraettevõtted tegelevad mingi maani alati, et erinevaid masinaõppega seotud projekte, olgu nad siis riistvaralise informatsiooni tõlgendamises või siis finantsmaailma andmete selgeks tegemises inimestele, et selliseid projekte on olnud läbi aastate pidevalt. Kuidas ma võib-olla sügavamalt AIsse jõudsin, on arvatavasti see sama aeg, kus paljud teised, kus siis ChatGPT välja tuli. Novembris oli siis 2022. Ja minu jaoks tundus nagu päev, mida ma olin nagu oodanud igavesti. Et siis minust sai kohe põhimõtteliselt selline power user. Ja üks esimesi mõtteid, mis mul tuli, oli, et okei, et ma teen nüüd e-poe, mis siis ise ennast manageerib. Et kogu selle, nii siis kõik tekstid, mis seal on, kuni kogu koodini, tootekirjeldusteni ja ka disainini, et kõik tegin AI-ga. Pood ise edukas ei olnud, aga õpikogemus oli vägev. Ja ma tean, ma mäletan tegelikult, kui sa seda rääkisid ja minu jaoks oligi see, et kui palju võimalust annab siis sellise, et sa ei pea minema disainiagentuuri juurde, sa saad selle esmase prototüübi tehtud ja tegelikult ma unustasin ka mainida seda, et sul on DevTailoriga ju taust, selles mõttes DevTailor on tarkvara arenduse agentuur, te olete tegelikult teinud riigile päris palju AI projekte, et tegelikult oled sa selles käed-jalad sees olnud juba varem, on ju. Aga väga lahe selles mõttes see isiklik kogemus sinna juurde. Ma lõpus ka kindlasti küsime neid parimaid tööriistasid, mida sa oled kasutanud ja avastanud, on ju. Aga jah, jätka. Ja, disainiagentuuri juurde minemine nagu veel ära ei jää, aga sa saad minna nende juurde palju parema sisendiga. Ehk siis saad ise juba midagi teinud, milline on su visioon, mida sa nagu saada tahad. Ja siis sama tarkvaraagentuuriga, et esimesed sellised prototüübid teed ise vibe-coodimisega ära ja siis keerulisemast rakendustest sul ikkagi on vaja tuge ja lähed spetsialistide juurde. Sa võid ka jällegi, me oleme rääkinud vibe-codingust ka eelnevalt, aga kas enda sõnadega vibe-coding, et teistele kuulajatele ka anda seda tausta, mis see tähendab? Ja, vibe-coding on siis praktika, kus ehitatakse tarkvaratooteid vastu AI keelemudeleid. Tihtipeale on selle jaoks erinevad platvormid või siis ka programmid. Lovable on midagi, mida ma ise olen viimasel ajal kasutanud. Aga ka Cursor on arendajate siuke tööriist ehk siis arenduskeskkond, mis väga tugevalt integreerub erinevate keelemudelitega ja siis toetab arendajate tööd. Aga vibe-codingu all ikkagi mõistame seda, kus päris seda koodi kirjutatakse vähe või üldse mitte. Et tal on kindlasti oma koht maailmas ja oma piirangud, et kui keerulisematesse rakendustesse nagu minna, siis ikkagi keelemudelitel täna jääb veel natuke puudu, et mina näen niisugust 2-3 vaatega paari fiatuuriga selliste rakenduste kirjeldamiseks on suurepärane. Ehk et sa ütled põhimõtteliselt süsteemile, mida sa tahaksid seal näha ja siis süsteem teeb sinu eest selle koodi, on ju? Ja üks asi veel, mis nagu minu kogemus vibe-coodimisega on see, et mõistlikum on üritada ehitada kogu rakendus ühe promptiga välja, kui et hakata temaga väga palju siia-sinna minema. Kuna
keelemudel kirjutab tihtipeale üle seda asja, mida ta on varem teinud ja siis igas ringis tal on võimalik, et ta teeb uusi vigu ja siis nende parandamine sellises iteratiivses protsessis jääb nagu mingi hetk ühe koha peale ringi ratast käima. Ehk siis, kui te jääte nagu kinni selles protsessis, see on 2 võimalust, kas võtad õpikogemuse ja alustad täiesti nullist, teed lihtsalt mahukama, täpsema prompti või siis mingi hetk tõstad käed üles ja ütled, okei, et see rakendus, mis ma siin ehitada tahan Vibecode'is, ongi antud juhul natuke liiga keeruline, et ma pean minema päris koodi. Ja sinna päris koodi minekul on ka teinekord on mõistlikum nullist kirjutada, sest et see keelemudeli kirjeldatud kood juba on nii keeruline ja seal on hästi palju sihukest tühja nagu koodi, mis tegelikult nagu väga palju midagi ei tee, et seda juhtub. Tegelikult mul tuleb praegu mõttesse see, et see enda kogemuse saamine on ülioluline, aga tegelikult, kui sa räägid sellest skillist, et kirjutada nagu pikk prompt, see on ikkagi nõuab teadmist. Just ma arvan, siin suhteliselt ikkagi hiljuti läks Claude'i süsteemi prompt, siis ma ei tea, kas te olete kuulnud GitHubi nii-öelda laiali, kus näitas kogu seda nii-öelda, kuidas siis Claude'i vastused on üles ehitatud, kuidas ta siis kõik see arhitektuuriline pool ja see on ikkagi väga peene töö ikkagi ka. Muidugi me ei räägi võib-olla sellest tasandist, aga siiski see on selline juba edasi jõudnu siis skillset. Aga jah. Ja, aga räägime targumist lähemalt. Kuidas sa kirjeldaksid võib-olla seda probleemi, mida targum siis kliendi jaoks ära lahendab? Ja targum siis töötab e-kaubandusettevõtetega ja me keskendume peamiselt tagatoatöödele, mis siis igal e-kaubandusettevõttel on enamasti seotud nende tootekatalogiga. Tootekatalogi toodete lisamine, nende toodete siis haldamine ja selle seas on siis kindlasti tõlkimine, kategoriseerimine, filtrite loomine, atribuudid, filtrite sobitamine, standardiseerimine, näiteks, et sul oleks siis lõppkasutaja jaoks siis filtrid oleks loogilised ja et need tooted, mis sa sealt leiad, sobituksid sinna. Et kui sul ei ole tooteid vastu mingit filtrit, siis sul seda filtrit ei ole mõttekas luua. Kui sul on võimalik toodetele panna vastavad väärtused külge, siis seda tehakse siis AI-ga. Et kõikides meie protsessides on AI-l tegelikult suhteliselt nagu oluline koht, et lühidalt me tahame ära võtta manuaalseid töid, mida täna e-kaubanduse ettevõtted teevad ikkagi väga palju ja see on andmesisestamises, andmekorrastamises, on väga palju tunde, mis on võimalik panna muud moodi äri kasvatamisse. Eriti kui sul on väga palju tooteid, on ju võib-olla sellised e-kaubanduses, kus sul on palju väikseid tooteid, erinevaid variatsioone, on ju, siis sul läheb väga palju aega, et seda muuta, kui midagi sul andmetes muutub, on ju. Absoluutselt ja meie sellised ideaalkliendid ongi, kellel on tooteid nii palju, et neil ei ole ühtegi inimest, kes nende kogu tootebaasi teab, mis paari tuhande sihuke juurest võib alata. Kui sul on üle 10 000 toote, siis on kindel, et sul on manuaalselt sinna läinud väga palju aega või siis sa oledki otsustanud, et sa lased andmekvaliteedi libisema või et sa ei oma üldse näiteks kirjeldusi oma poes, mis tegelikult siis lõpuks mõjutab ostu. Et kliendid konverteerivad ikkagi paremini, kui sul on selged kirjeldused ja sihuke ühtsus on ka oluline. Et üks asi, mis me teeme, on hoiame sellist ühtsust ja brändikeelt, et kõnetada neid kliente, kes sinu poest ostavad ning kõik kirjeldused on üles ehitatud nagu sama malli alusel, mis tähendab, et kui klient avab mingi toote, siis ta teab kohe, et okei, kust sellest osast kirjeldusest ma selle informatsiooni leian, mida ma nagu ootan. Näide oleks siin see, et paljud poed, kellega me töötame, nad alustavad kirjeldust, kellele see toode on mõeldud. Et kui sa vaatad näiteks mingit tööriistasi, siis mõned tööriistad on mõeldud professionaalidele, kes ehitavad kortermaju ja teised on siis pereisadele, kes parandavad laste tööriistu. Ja need on täiesti erineva klassi tööriistad. Ja kui klient ennast ära tunneb, et jah, see on mulle mõeldud, siis ta tekitab sellise emotsiooni ja just see toode on see, mille ma lisaksin nagu ostukorvi. Ja isegi nagu kliendid, kes tegelikult kirjeldusi ei loe, kes ostavad võib-olla visuaalselt, see kirjelduse seal, see, et see on seal, see ikkagi tekitab usaldust. Et isegi kui sa ei loe, siis sa nagu skännid seda võib-olla diagonaali ja kahjuks ta ei tule seal absoluutselt. See struktuuri loomine on nagu ülitähtis ja kui me tegelikult teame ju, kui me räägime AI agentidest 2025 ja nüüd nii-öelda edasi, kus me näeme veel enam neid agendilisi töövoogusid ja kõike seda, siis praegu lihtsalt tuli huvitavalt pähe see, et
veebilehtedel ju peab taustal hakkama olema siis, kui meil on olnud varem SEO pool, on ju, et nüüd me peame liikuma sellele, kus agendid suudaksid saada kiirelt informatsiooni kätte, selle jaoks on seal taustal, noh, ma ei tea, TXT on nii-öelda, mis iganes need faili formaadid on, mis taha tuleb üles ehitada, kas te seda nii-öelda ka aitate või et noh, ma tean, et arvatavasti, kuna Targum on ikkagi nagu selles mõttes noor ettevõte, et te olete alles kompamas, aga kas on midagi, mille poole te vaatate ka, et seda poolt toetada? Ja tegelikult otsingumootorite ehk siis search engine optimization'it me juba teeme. AI otsing on järjest kasvamas olulisuselt ja miks AI otsing on äge, on see, et inimesed saavad tulla sisse palju ümmargusemate päringutega. Näide oleks see, et kui sa guugeldama hakkad, et kuidas sa nagu mingit sauna ehitad, siis seal läheb päris mitu sammu. Aga kui sa AI-sse kirjutad, et ma hakkan ehitama sauna, siis ta küsib sult muidugi kuhu ja mis tüüpi saun on. Et sellised asjad saad kirja, siis et mis puitu näiteks seal kasutada ja sellised soovitused tulevad juba keelemudeli poolt. Ja nüüd, et kuidas saada oma ettevõtte positsioneerida sinna, et kui inimene tahab nagu päriselt ostma hakata neid tooteid, siis sinu ettevõtet soovitataks nendes toodetes. Ja see tegelikult liigub väga kiiresti ka sinna, et kogu ostlemine muutub vastu AI agente, mis tähendab siis seda, et inimene, kes midagi ostma hakkab, võib-olla ei lähegi isegi enam, ei maandugi enam e-poodi üldse, vaid kogu see interaktsioon toimub vastu keelemudeleid ja keelemudel teab seda, et näiteks kui sa rõivad ostad, et mis suurusi sa ostad, mis tüüpi teisi rõivaid sul on kapis, et kas nad sobivad sinu garderoobi. Ta teab tegelikult teoreetiliselt ka seda, mis su pangaarvel on. Ta teab kindlasti su krediitkaarti, ta teab, kus sa elad, et see ostukogemus on muutumas ja läbi selle me peame nagu toetama oma kliente, et kuidas nagu AI otsingus hästi välja tulla. AI otsinguga on nagu väljakutsed kindlasti natuke sarnased, aga mõnes mõttes hästi erinevad kui Google'i otsingumootoritega. Üks asi seal on see, et me täna ei näe mitte kuidagi statistikat, et kui palju keelemudelis mingisuguse sooviga inimesed otsivad. Ehk siis meil ei ole võimalik öelda, et jah, seda asja nad tegelikult otsivad. Et otsingumootoritega me teame seda. Me paneme sisse näiteks, et ümmargune diivanilaud ja siis eesti keeles ümmargust diivanilauda otsitakse kuus nagu mingi X korda. Keelemudelite vastu tehtud otsingute statistikat veel ei ole, ei tea, kas on nagu niipea tulemas. Aga üldiselt see, kuidas seda ränkimist saavutada, sul peab olema teksti ja sul peab olema originaalset teksti. Kas ta on inimloodud või AI loodud, sellel on, ma arvan, et vähem olulisust kui see, et ta on olemas ja ta on sinu toodete ja sinu spetsiifiline. Ning selle pealt nagu keelemudelid treenivad ja siis nad oskavad sinna sisse panna, mis jälle toob sinna tagasi, et kui su toodetel ei ole mitte mingisugust kirjeldust, siis ei Google ega ka AI ekraanikraapijad ei suuda sind oma nendesse rankingutesse sisse panna. Ma korra küsin, äkki sa selgitad natuke, et meie kuulajate seas on ka neid, kes võib-olla ei ole selles kogu tehisintellekti maailmas nii detailideni sees, et me räägime siin nüüd AI agentidest, keelemudelitest, me oleme varem rääkinud nii-öelda AI assistentidest. Oleks sa korra enda sõnadega selgitad, mida need mõisted tähendavad, kuidas nad erinevad, et miks just see AI agent või mida see lisaks annab siis sellele, et ma nüüd kasutangi keelemudelit ja teen neid päringuid, on ju? Väga hea küsimus. AI agentide teema on suhteliselt uus. Ja isegi võib-olla meie sellises startup maastikul on väga palju erinevaid arusaamasi, et mõned ütlevad, et neid ei saagi defineerida, mõned ütlevad, et see segadus on nii suur, et me ei saagi nagu kuidagi ühte kasti neid panna. Selles osas ma nagu ei nõustu, mul on nagu oma definitsioon minu jaoks nagu väga olemas ja hea meelega esitan. Minu jaoks AI agent on tarkvarasüsteem, kes siis võtab omale eesmärgi ja hakkab selle eesmärgi poole töötama, tehes selle eesmärgini jõudmiseks endale dünaamilise plaani. Ehk siis olenevalt eesmärgist ta teeb ise endale plaani, mida ta tegema peab, et selle eesmärgini jõuda. Ning tal on selle eesmärgini saavutamiseks ligipääs tööriistadele.
see tööriistade ligipääs on tal läbi siis integratsioonide, ehk siis need on mingid tööriistad, mida ta ise välja ei ole arendanud või siis tööriistad, mis on tal nii-öelda enda vöö peal olemas. Et sihuke võib-olla need kõik komponentid kokku ongi siis AI agent, mis nagu AI assistentidega ja võib-olla lihtsalt keelemudelitega võrreldes on oluline see, et agendid on autonoomsed ja töötavad taustal. Ja mõnikord nad võivad ka poolautonoomsed olla, mis tähendab, et nad saavad sisendit ja oma tööprotsessi jooksul suhtlevad kas inimeste või teiste agentidega. Aga jah, autonoomsus on üks oluline osa ja kui sa töötad siis vastu lihtsalt keelemudelit, siis sul on sihuke päring, vastus ehk siis prompt response. Aga agent võtab sellise eesmärgi, mis on võib-olla palju ümmargusem. Ma korra küsin juurde, et kas see, et kui sa kirjeldasid seda, sa ütlesid ta, eks vaata eesti keeles on see ta või see on ju. Kas see on sul teadlikult või see on lihtsalt see, et alati kui ma räägin koolitustel sellest, et siis nagu tuleb sisse see ta, sest ta juba eriti nagu agendi puhul toimetab on ju, aga samal ajal nagu jube imelik seda öelda välja, eks ju, et väga hea küsimus. See ei olnud teadlik. Küll aga ma pean AI agenti selliseks digitaalseks töötajaks. Ehk siis ta juba on tegelane, kes liitub tööjõuga ja keda peab juht haldama, mis tähendab, et ta nagu mingis mõttes on nagu inimestega võrdne. Loomulikult on tegemist süsteemiga ja ma definitsiooni alguses just seda ka rõhutan, et tegemist on tarkvarasüsteemiga. Ja. Ma viskan kohe juurde lihtsalt, me tegelikult oleme ka jällegi podcastist varem nüüd rääkinud agentbossidest, mis tuli siis Microsofti nüüd tööjõuturu siis raportist välja, kus räägitakse sellest, et töötajad peavad hakkama õppima, kuidas neid AI agente, kes siis on juba tehistöötajad põhimõtteliselt kõrval tööjõu maastikul meil, et kuidas neid hallata ja see saab olema igapäeva osa meie tööst. Ehk siis juba on jällegi meie võib-olla räägime siin entusiastidena sellest nagu, me teame, et see tuleb, aga mõnede jaoks see võib olla täiesti nagu utoopia veel, aga jällegi adaptsioon peab nagu tekkima. Aga tegelikult ma tahaksin korraks liikuda ka ja mul on tegelikult nii nauditav see protsess, et kui me ikkagi tuleb lahe inimene podcasti, siis me saame ise taustal teha seda uurimustööd ka. Ja ma hakkasin siis natuke rohkem kompama seda, et kas on erinevaid selliseid AI agentide tüüpe. Et kas me saame kuidagi kategoriseerida, et kui ma koolitusin akadeemilisel olen üles ehitanud, siis samamoodi ma üritasin luua nagu struktuuri selle taha, et kuidas ma ei tea, et AI tööriistasi kategoriseerida. Aga kas meil praegu oleks juba välja kujunenud selline AI agentide kategooriad. Ma tegelikult tegin seda tausta ka, aga ma hea meelega kuuleksin, kuidas sina võib-olla neid kategoriseeriksid? No agendid võtavad endale kindlasti veidike laiemalt kui siis automatiseeritud või AI töövood. Ja oluline vahe on selles, et töövoog või siis inglise keeles workflow, tal on deterministlikud sammud, ehk siis ta on justkui nagu tehasel olev liin ja sa alati tead, mis on samm 1, mis on samm 5. Ja kui ta kuskil nagu maha kukutab enne protsessi, siis ta ise ennast nagu uuesti üles võtta ei saa. Et ta seda liinile, seda töövoogu, et kui 3. sammus midagi katki läks, siis on error ja nüüd inimene peab minema ja siis selle töövoo ära parandama. Või siis vaatame, et okei, et see andmed, mis siia sisse läksid, et need paraku ei saa siit nagu läbi minna. Agendiga on nagu see vahe, et ta suudab proovida uut teed ja ta vaatab, okei, et niimoodi ma ei saa eesmärgini. Ma võtan mingi teise nagu tööriista. Ja siis tuleb ka see õppimine, et õppimisvõime. Et erinevad agendid, et mis nende nagu tase nagu on, agendi tase, siis töövoost järgmine tase on see, et ta suudab selle dünaamilise plaani teha endale ja seda ise täita ja siis nendest probleemolukordadest ise taastuda. Aga siis järgmine tase on siis veel õppimisvõime. Et õppimisvõime, kui palju ta seda ise õpib või kui palju teda saab ümber treenida. Et täna sellist nagu päris iseseisvad õppimisvõimega agente, ma arvan, nagu väga puhtamas mõttes ei ole. Aga meie puhul näiteks ütleme tõlgete tegemisel on väga oluline, et me looksime sõnaraamatuid ja annaksime need siis kaasa. Kuna üks sõna võib ühes e-kaubanduse kategoorias tähendada ühte asja, aga teises kategoorias hoopis midagi muud. Ja siis kategooria sees meil need sõnaraamatud tegelikult pidevalt kasvavad.
Ma tegelikult ütleksin, et ma arvan, et need olemas on sellised juba, mis õppimisvõime poole pealt on nagu väga-väga muljetavaldavad, aga lihtsalt need ei ole avalikkuse ees, ma arvan, et on kuskil seal OpenAI keldrik, jah, täpselt, et ma arvan tegelikult, et juba jah, me selle poole pealt oleme saavutanud ka seda õppimisvõimet juba selline, mis oleks mind-blowing, aga ega ajapikku, eks me seda hakkame nägema. Ma ise, selles mõttes ma väga nõustun, et süstematiseeritud ongi nii-öelda tasemed paika pandud, kui palju seal on seda nii-öelda autonoomsus sees on ju, seesama õppimisvõime, mis sa panid, otsustusprotsessid, kuidas üles ehitatud on, et siin on lihtsalt välja toodud on tegelikult Stuart Russelt ja Peter Norvikt, ma ei oskagi hääldada niimoodi, me paneme jaokirjeldusse jälle teile materjali ka, kes tahab lugeda, aga kus on välja kirjutatud siis, ma ei tea, refleksagendid, mudelipõhised agendid, eesmärgipõhised agendid, siis sinna edasi läks see, et hierarhialised agendid, siis on juba mitmeagendilised, et kus agendisüsteemid omavahel suhtlevad, et ma arvan, et me oleme alles nagu välja kujundamas neid nii-öelda tüüpe, aga jah, kes soovib lugeda, siis kindlasti saab ka jaokirjelduses selle lingi kätte, aga võib-olla sa tood, me rääkisime praegu siin e-kaubanduse poolest on ju, aga võib-olla sa tood praktilises võtmes veel selliseid AI-agentide näiteid teistes valdkondades, mida sa oled näinud ja mis sul on silma siis hakanud? Ja enne kui ma selle küsimuse juurde lähen, ma tahan öelda, et selle defineerimise ja siis selline süstematiseeritud ja kategoriseerimise asja, ma arvan, et see on praegu täiesti teisejärguline, et kõige olulisem on see, et inimesed saaksid oma probleemidele lahendused ja tegelikult ei olegi tähtis, kas nad teevad seda AI-agentidega vastu AI tööriistu või nad ehitavad üles omale AI workflow'd. Peaasi, et nad saaksid nii-öelda varbad vette ja saaksid testida, et millised tööriistad, mis on nüüd täiesti uued enamasti, suudavad nende ettevõtte sees nende kõige suuremaid valupunkte masseerida või leevendada ja mõnikord tegelikult täiesti ka ära lahendada. Et liiga võib-olla kinni jäävad eriti siis AI ettevõtted, et jah, et meil on mingi level 3 agendid ja me oleme level 3-5 agente teeme ja et mis on meie definitsioon, mis on teie definitsioon, et sellel nagu lõppklientidele sellel arutelul nagu väga vähe väärtust. Ja ma väga nõustun ja ma tahan lihtsalt lisada, et samamoodi, kui meil on varem räägitud podcastis sellest, et kas me peaksime panema AI strateegia paika, on ju. Muidugi see on väga hea, aga tihtipeale seda võib-olla teevad suuremad organisatsioonid, aga see, et reaalselt anda nii-öelda kasutusse mingisugused kindlad tööriistad mingi kindlate esimeste sammude kaudu on palju-palju tähtsam kui see, et me saaksime panna nüüd täpselt kirja dokumenti selle strateegia. Et see lihtsalt paralleelselt jookseb sellega, mida sa räägid ka, et jah, aga näiteid. Ja ma arvan, et AI-agendid ja AI-süsteemid mõjutavad kõiki valdkondi, eriti kus on väga palju sellist manuaalset tööd, manuaalset protsessi. Kui on andmesisestamist ühest failist teise või ühest süsteemist teise, siis need on nagu kindlasti madalamal rippuvad õunad. Valdkondadest, neid on ikkagi väga palju, et müük on üks asi, kus müük koosneb väga paljudest erinevatest faasidest. Alguses sa identifitseerid üldse, et mis tüüpi kliendile sa midagi pakkuma hakkad. Siis luua üldsegi need listid, et kellega rääkida. Siis milliste teadetega sinna minna. Ütleme, assistentide poole pealt AI-assistendid ka teevad selle ära, et Robert, et sa siin rääkisid kliendiga ja ei ole talle jätkukirja saatnud. Tuletab meelde, on ju. Finants, absoluutselt kõik suured ettevõtted teevad agendilisi selliseid tööriistakaste, et siis teised ettevõtted saaksid nende siis tarkvarakihtide peale ehitada oma tööriistu. PayPal on siin, Stripe on, Coinbase, et kõik on omal midagi välja lastnud. Ja siin finantsmaailmas on ka huvitav kindlasti mõelda natuke, et mis saab siis, kui AI-agendid teevadki väga palju töid ära, et kuidas neile maksta ja kuidas üks AI-agent saab palgata teise AI-agendi. Ehk siis meil tekib selline agendiline finantssüsteem, et sinna ehitatakse palju huvitavaid asju praegu. Ma arvan jah, et kõikides sellistes valdkondades me leiame nagu mingeid huvitavaid näiteid.
Meil käis rääkimas samamoodi B2B müügis, kuidas siis tegelikult agendi pool sisse tuleb, kuigi me puudutasime seda vähe, aga täpselt seesama nagu temaatika, et kuidas müügiinimese roll on muutumas, et kuidas seda andmebaasi rikastamist saab teha siis nendes erinevates faasides juba enne või siis pärast ja selle poole pealt ma arvan ka jällegi Sander Aavik, ma ei mäleta praegu episoodi numbrit, aga et seda võib ka kindlasti kuulata sinna sellele juurde. Ma tahtsin midagi küsida, aga ma arvan, et Kerlin võid ka võtta vahepeale. Ja ma mõtlema nende igasugusest agendiliste süsteemide peale, et tõesti sa tõid neid välja, neid valdkondi, nad on igal pool, eks ju. Küsimus selles, et kuivõrd kiiresti ettevõtted neid avastavad ja mõtlevad, et just enda protsessides seda kasutusele võtta. Aga kuidas see üldse, kui nüüd 2 sammu ette mõelda, et kuidas see üldse hakkab seda ärimaastikku mõjutama, eks ju, et meil ongi nüüd justkui töötajad on agendid, eks ju, või ongi need agent boss, millest räägib Microsoft. Kas meil tekivad täiesti mingid uued ettevõtted, tekivad meil väga-väga optimeeritud ettevõtted? Kuulsin just jälle Klarna uudist, kus nad küll justkui värbavad klienditeenindusse inimesi tagasi, on ju, aga sellele vaatamata nad on ikkagi oma töötajate arvult 5000 pealt tulnud 3000 peale, eks ju. Et noh, need on need trendid, mida me näeme, et kas kuidagi oskad ka prognoosida või näha, et mis see sihuke ettevõtlusmaastik üldse hakkab olema meil lähitulevikus? Ja ma tahan lisada väga, juba sa enne tõid välja seesama finantssüsteemi ülesehitamine, kuidas üldse agentidele näiteks tasuda, on ju, see on üks osa sellest, et kuidas see ärimaastik nagu muutuma hakkab. Aga ja ma väga hea meelega kuulaks ka. Ja meil kindlasti tekib uusi valdkondi, täiesti uusi valdkondi, mida täna nagu ei ole, mis on seotud siis agentikaga. Kindlasti muutub ettevõtete selline konkurentsivõime ja mina olen nagu optimist selles osas, et väiksed ettevõtted jõuavad lähemale suurematele, kellel on alati olnud võimekus automatiseerida. Lihtsalt need automatiseerimisprotsessid on olnud nii kallid, et kui sa nagu tahad seda teha, siis sul peab olema meeletu eelarve. Et e-kaubanduses eriti minu jaoks see, mida me ehitame, on selline võrdsustav faktor, mis tekitab võimaluse, et tegelikult selline sooloettevõtja suudab ehitada mitme miljonise käibega e-kaubandusettevõtte ning teda toetavad siis paljud erinevad AI-põhised süsteemid ja tulevikus ka siis sellised laoga seotud automatiseerimised. Et täna, kui ta tahab üksi nagu midagi teha, siis ta selle lao osa peab kuidagi kellelgi teiselt nagu sisse ostma, et keegi teine haldab ta ladu ja siis väljasaatmist. Aga ka seal kindlasti robootika areng ja süsteemide areng lubab varsti seda teha odavamalt ja efektiivsemalt. Kas siin võibki olla see, et nagu sa mainisid ka, et ajalooliselt suurettevõtetel on olnud eelis, eks ju, et neil on ikkagi natuke rohkem raha ja suured IT-tiimid ja kõik, aga see, et eelis tegelikult täna hakkab ära kaduma, eks ju, sest pigem hakkab see võib-olla nende koormaks saama, et neil on ju protsessid aeglased, palju bürokraatiat, uutele võib-olla võimalustele ei olda nii avatud. Kindlasti nõus ja et on muidugi mõned suured, kes on nii AI teemadel edukad, et see kõik agentilised süsteemid mingi maani kasutavad täna ühe või mitme suure AI pakkuja keelemudeleid, ehk siis keelemudelite isearendamine ei ole kindlasti mõistlik. OpenAI, Google on nagu kindlasti 2, keda meie ka ise kasutame. Ehk siis GPT ja siis Gemini keelemudelid ja nende selline positsioon muidugi muutub tugevamaks läbi selle, et nagu kogu ülejäänud, ütleme, kaubandusmaailm on mingi maani nende peale ehitatud. Mul tegelikult tuli praegu mõttes see küsimus selle kohta, et tegelikult sa võiksid ka natukene rääkida Targumi tehnilist poolt. Et ma mäletan, sa olid laval hiljuti üritusel ja ütlesid seda, et me ei ole OpenAI rapper, me oleme mis sinna tuli Gemini, ühesõnaga viskasid ülihea killu selle kohta ja võib-olla natukene seda tehnilist stacki ka natuke avada. Jah, see oli jah nali, et kõik AI-ettevõtted või paljud AI-ettevõtted täna on nagu pakendavad ümber seda, mis ChatGPT teeb, ehk siis võtavad prompti, saadavad GPT-sse ja siis saadavad tulemused inimesele tagasi. Aga reaalsuses tegelikult loomulikult
paljudel või enamikel nendel ettevõtetel on päris palju oma loogikat seal sees ja see promptimine on üks osa sellest. Et kuidas sa midagi pärid, kuidas sa paned neid master prompte kokku ja mida sa siis teed tulemustega, mida sa üldse saadad sinna sisse ja mida sa teed tulemustega ja need vood tegelikult kasvavad järjest keerukamaks. Et meie selline loogika on muidugi ehitatud väga palju keelemudelite peale, aga seal on ka sellist vähe rohkem standardset sellist tarkvarandust, et meil on nagu vaated, kust saab silma peal hoida, et mis need agendid teevad, milliste mallidega on mingi tootekirjeldus üles ehitatud, millises kategoorias, miks kategoriseeriti seda toodet niimoodi ja kui on vaja, siis tegelikult inimesel on võimalik ka sekkuda ja tõsta näiteks filtreid ümber, et filtrite järjekord, AI otsustab filtritele mingi järjekorra ja inimene võib minna, et selles kategoorias nagu ütleme veinidega näiteks läheb sisse, vaatab, et okei, et päritolumaa on ikkagi kõige tähtsam siin, et alustame sellest, tõstame selle nagu esimeseks. See on see ülitähtis jällegi see human in the loop on ju nende agendiliste süsteemidega. Jah, me tahame liikuda selle autonoomsuse poole ja et inimese sekkumist oleks võimalikult vähe, aga ikkagi strateegilised otsused või sellised olenevalt jällegi, mis iganes valdkonnas sa seda üles ehitad, et siis seal on ikkagi see inimfaktor väga tähtis on ju. Ja rääkimata sellest, et see süsteem tuleb ju alguses nagu lahti mõtestada ka, et mida me üldse, mis see eesmärk siis on ju, et seda võimalikult täpselt nii-öelda kirja saada. Aga väga poliitkorrektselt vastasid, et väga ei läinud sellesse, kuidas nagu tehniliselt see teil üles ehitatud on, aga selles mõttes ma arvan, et igaüks, kes soovib ka sinuga nii-öelda ühendust võtta ja minna sellesse arutellu sügavamalt, siis kindlasti on see võimalus olemas. Aga ma tahaksin korraks ka natukene vaadata seda tulevikuvaadet, et kui me rääkisime sellest praegu e-kaubanduses neid võimalusi, tehnoloogilisi võimalusi on päris palju, aga mida sa võib-olla näed, et kuidas hakkab veel e-kaubandus veel muutuma? Kas ongi siis päriselt see, et seesama, et üks inimene saab ehitada sellise ettevõtte, kus on agendid kõikide erinevate nii-öelda e-kaubanduse olevate faaside juures või mis sa näed, mis on siis see tulevik ja võib-olla isegi ajahorisont selle juures? Jah, meie küll keskendume väga palju nende tagatoa tegevusteni ja siis manuaalsete tööde automatiseerimiseks, aga e-kaubanduses väga suur muutus on ka kindlasti selles esimeses otsas, ehk siis kus inimesed neid tooteid otsivad ja kuidas nad saavad sellist tuge. Et täna, kui sa lähed kusagile poodi, siis tihtipeale sa lähed sinna selle jaoks, et saada sellist ekspert-nõu, et mida ma üldse nagu võiksin osta, et lähed probleemiga. Siis sellised nagu tugevad assistendid muutuvad ka AI põhiseks ja nad hüppavad sulle seal veebipoes ette, kus siis nad täna juba on seal, on ju, mitte alati väga head veel, et kuidas ma saan sind aidata, on ju. Aga järjest rohkem, kui neid treenida, siis ettevõtte selle teadmusbaasi pealt, mis on siis kõik nende tooteandmed, siis nad hakkavad saama anda paremaid soovitusi. Ja loomulikult ka siis varem mainitud AI ostlemine, et sellele ma võin ajahorisondi anda, ma arvan, et 12 kuu jooksul me juba näeme väga palju ostlemist, mis ei lähe läbi enam e-poodide üldse. Ja e-poed sellega peavad täna vaikselt hakkama tegelema. Selline huvitav nii-öelda praktiline näide ka sellest, et ma ei tea, klient tuleb lehele, paneb endas pildi üles, et mis on võib-olla need toonid ja need tooted, mis temale sobiksid, on ju, et see interaktsioon muutub nagu nii palju vahetumaks muidugi ja meil peab tekkima see usaldus ka, et me sellisele tarkvarasüsteemile siis anname selle juurdepääsu enda nii-öelda andmepunktidele, on ju. Et ühesõnaga ma arvan, et on väga palju selliseid innovaatilisi lahendusi tulemas, et ja jällegi meie siis saame katsetada selles mõttes ja kuna meie jaoks on nagu normaalne, et me kõneleme tehisintellekti süsteemidega põhimõtteliselt igapäevaselt, on ju, et see saab ka olema nagu igapäevaste tegevuste juures ka normaalsus. Lõppkasutajal on see mugavus on oluline, et samamoodi tegelikult ChatGPT ei olnud esimene nagu kindlasti selline AI ega keelemudeli projekt, aga ta paketeeris selle niimoodi, et inimesed hakkasid kohe leidma päris väärtust.
ja sama asi juhtub ka teistes valdkondades, näiteks e-kaubanduses. Et kui need virtuaalassistendid muutuvad päriselt nii heaks, et sa saadad nagu enda pildi ja võib-olla toote ostuajaloo, mis ei pruugi olla just ainult sellest poest, vaid ka teistest poodidest ja sa oled öelnud, okei, et see mulle sobis, see mulle ei sobinud, siis selline personaliseerimine veebipoe vaates, see saabki tulla ainult läbi siis kasutades AI tööriistu ja nii keelemudeleid kui siis ka klassikalist masinõpet. Et mis sellele ostjale sobis ja mida talle siis edasi soovitada. Ja mul praegu tuli meelde, et meil ju käis mõni aeg tagasi Sandra Rosnah, kes on Askly juht ja temaga me rääkisime chatbotidest, nii et kui kuulajad tahavad sellest teemast veel, et siis me päris põhjalikult katsime seda ka. Aga kuna me oleme siin selles tuleviku vaates, siis ma jätkan ja ma küsin võib-olla töötajate poole pealt ka nagu isiklikul tasandil, aga ettevõtjad, kes kuulavad ju samamoodi saaksid sealt nippe, eks ju. Seesama Microsofti tööturu-uuring, mis ütles, et tulevad agendi bossid oleme tulevikus kõik ja nendel seal oli see juba siuke lähi paari aasta perspektiiv. Kui sina nüüd mõtled enda peale, enda ettevõtte peale, mis on need oskused, mida inimesed võiksid arendada endas või mida ka ettevõtjad võiksid mõelda, et okei, neid rolle mul on nüüd juurde vaja. Need on need oskused, mis aitavad kogu selles agendilises maailmas tulevikus paremini toimetada. See on väga hea küsimus, väga keeruline muidugi ka. Mina näen, et peale selle, et oleks nagu avatud inimesed, kes suudavad tehnoloogiaga koos elada ja suhelda, ehk siis AI-oskused loomulikult on olulised. Aga veel olulisemad on need oskused, mis on spetsiifiliselt inimlikud. Et siin on siis suhtlemisoskus, selline empaatiavõime, inimloovus. Et kindlasti ka sellises tulevases AI ajastus jääb roll inimesele lähiperspektiivis, mida me suudame ennustada. Kus näiteks müük, millest me enne arutasime, et kui su kogu müük on täiesti automatiseeritud, siis ma ei usu, et ta on nagu nii efektiivne kui selline, kus automatiseeritud on manuaalsed tegevused, aga inimeselt inimesele neid punkte täidavad ikkagi inimspetsialistid, kes on selles nagu päriselt head. Et nad ei pea head olema ainult nende nii-öelda botmasteritena või siis AI-agentide haldajatena, vaid nad peavad ikkagi head olema ka inimoskustes. Mis on päris nagu huvitav ja siuke keerukas lähenemine veidikene, et kui sa muidu olid sul siuksed tehnilised rollid ja siis olid need päris müügiinimesed, siis tulevikus on tegelikult roll, mis peab haldama nii seda tehnilist poolt, kui samas olema ikkagi see inimene, kes selgitab ja räägib juurde, eks ju. Ja üks asi, mis nagu kindlasti AI väljatulekuga ta on madalamaks võtnud barjääri inimestel tegeleda mingite valdkondadega, kus nad ennem nagu ennast tugevalt ei tundnud. Ehk siis, kui sa muidu ei ole näiteks turundusinimene olnud, siis nüüd sa suudad mingisugust kopit kirjutada, mida sa enne võib-olla üldse ei suutnud. Mõned valdkonnad muidugi on, kus keelemudelid ja AI üldse teevad eksperdid tugevamaks, aga võhikut nagu eksperdiks ikkagi päris ei tee. Ja sa pead nagu sellest valdkonnast enne teadma, et valideerida seda, mis tulemusi sa saad AI-süsteemidelt, et need ka nagu tegelikult väärtust omavad. Tarkvaraarendus tuleb kohe pähe, võib-olla ka siis legaalsed teemad, et kas see leping üldsegi selles jurisdiktsioonis sobib, mis sulle genereeriti. Et inimselline kiht nagu paljudesse kohtadesse jääb esialgu veel vähemalt alles ja on mingisugused sellised inimoskused, mida ei suuda AI-süsteemidega asendada, eriti kui need on siis sellises nagu vestluses, nagu meil praegu siin on. Ma hüppan ühe punkti juurde, mida meie omavahel jutustades nii-öelda arutlesime ja tahaksin teada, sa mainisid seda, kas SaaS on suremas, ehk siis software as a service, kas ta on suremas ja ma tahaksin sinu mõtteid kuulda, olles ikkagi tarkvaraarendusmaailmas olnud juba mitmeid aastaid. Jah, on olnud siuke ennustus, kus et tarkvara sööb maailma ja see on nagu täide läinud. Ja nüüd on uus ennustus, kus Nvidia CEO vist oli see, kes ütles, et AI sööb tarkvara. Ja
mingil määral kindlasti me oleme liikumas sellisesse ajastusse, kus meil on service as a software as a service asemel, mis tähendab siis seda, et SaaS teenustes on inimesed need, kes sisestavad informatsiooni ja siis haldavad seda informatsiooni, teevad selle pealt mingisuguseid otsuseid ja järgnevaid tegevusi. Siis see on ikkagi manuaalne selline tööprotsess. Sulle on antud ja loodud tööriistad, millega sa saad seda hallata. Võib-olla kui konkreetne näide võtta, siis kliendihaldussüsteemid või CRM-id, kus siis müügiinimesed panevad sisse, kellega nad on rääkinud, kellega nad järgmise kord räägivad, mis kuupäevadel mingid järgmised tegevused tehakse, millised pakkumised välja on saadetud. Ja need süsteemid aitavad ja toetavad seda informatsiooni siis kategoriseerida ja hoida siis tiimid omavahel samas inforuumis. Nüüd AI agendid teevad inimeste eest osa neid tegevusi ära. Ja kindlasti läbi selle siis olulisus klassikalistel SaaS-süsteemidel väheneb. Aga agentidel on vaja kasutada tööriistu ja need tööriistad on tihtipeale need taustsüsteemid, mida täna SaaS-ettevõtted on välja ehitanud. Ja ma arvan, et SaaS-ettevõtted, kes jätkuvalt on edukad, lihtsalt loovad agentika oma nende olemasolevate tööriistade peale ning leiavad oma töövoogudest need jupid, mida on nagu mõistlik automatiseerida. Ja järjekordselt nagu kui CRM-ide poole pealt vaadata, siis näide oleks siuke, kus agendid toetavad müügiinimest. Näitega, et Robert, sa ei ole nendele 5 kliendile nädal aega kirjutanud. Kuna sa ise ei suutnud seda kirja kokku panna, siis ma tegin kirja sinu eest. Kas see on okei, et ma saadan selle välja? Ja ma arvan, et selline töövoog tegelikult on ka hästi loogiline, kus inimene saab ikkagi justkui selle bossina olla, istuda ja vaata, okei, saada välja. Ja see on palju parem kui see, et need kliendid ei saagi seda võib-olla oodatud siis päringut. Et rääkisime eelmine nädal, kuidas need asjad on, kas olete jõudnud mingile otsusele või millal oleks hea aeg rääkida. Ja kui see millal oleks hea aeg rääkida tuleb konkreetse vastusena, siis registreeritakse süsteemi. Ja kui see hea aeg on kätte jõudnud, siis ei ole inimene see, kes peab minema kusagilt SaaS-süsteemist vaatama, et aha, et nüüd on kuupäev käes, et nüüd ma kirjutan. Vaid see kiri on juba sulle valmis ja see on juba sulle visatud sulle ette, et jah, ma nüüd saadan selle välja, kas see on okei. Ja kui see ei ole okei kontekstis, siis ütled, et ei, ära seda saada, et ütle mulle homme ja ma kirjutan ise. Väga põnev. Tead, sa oled nii palju neid punkte ja kasutusvõimalusi välja toonud ja ma arvan, et seda olulisust oleme siin igatpidi rõhutanud. Ja ma kujutan ette, et nüüd on päris palju kuulajaid, kes mõtlevad, et issand, et see on nagu teema, millega ma peaksin nüüd tegelema hakkama. Mis on sinu need siuksed 1, 2, 3 soovitused, millega see ettevõtja saaks kohe ise toimetama hakata ja mis hetkel ta peakski siis nagu pöörduma siukse välisabilise poole, mis need sammud võiksid olla? Ja esimene samm on kindlasti identifitseerida, et mis on need protsessid ettevõtte sees, mis on kõige manuaalsemad. Ja tihtipeale nagu ettevõttel ise seda teha on isegi keeruline. Kui sa oled nagu kogu aeg mingi protsessi teinud, siis sa alati ei näe, et okei, et see jupp siin on siuke, mille peaks ära automatiseerima. Ehk siis täna nagu välisabi kasutamist ma isegi soovitan. Nii selles osas, kuidas treenida oma inimesi, neid olemasolevaid süsteeme kasutama ja siis inimesi täiendama nende siis töövooge, AI empowerment on ju. Ja teise poole pealt, et kuidas millised protsessid meil on, protsesside kirja panemine inimesel, kes ise neid protsessi iga päev täidab, tihtipeale ei ole nii edukas kui see, kui kõrvalt tuleb keegi ja kaardistab ära, et okei, need on need ettevõtte protsessid, mis täna tehakse. Ja siis kui see nagu kogu kaart on kellegi ees, see ei pea kogu kaart olema, on ju, et mingisuguse väiksema tüki nagu kaart on ees, siis seal on nagu kõigil lihtne ring ümber tõmmata, et kuulge, et see, mis me siin teeme, et Excelist nagu sisestame tooteandmeid tootehaldussüsteemi ühe kaupa, isegi kui see vahepeal käib mingist tõlkeprogrammist või chat GPT-st läbi, et GPT tõlgi mulle see ja siis tõstetakse jälle tagasi. See käib tihtipeale ikkagi ükshaaval manuaalselt ja võib-olla soovitus oleks ikkagi nagu asjaga tegeleda, et
kuigi kõik sellised süsteemid ei ole täna veel 100% valmis, on ju, et noh, need virtuaalassistendid ja kõik on proovinud mingeid erinevaid chatbot'e, kes tegelikult ei anna sulle nagu alati väärtuslikke vastuseid, siis ikkagi ettevõtjal on oluline selles mängus kaasas olla, sest et nad õpivad kogu aeg. Nad õpivad, mida automatiseerida, kuidas automatiseerida ja kellega seda koos teha. Et varajastel sellistel omaksvõtjatel öeldakse tihtipeale, et nemad maksavad selle kooliraha, siis tegelikult siin on areng nii kiire, et ma arvan, et see kooliraha risk on seda väärt. Ehk siis mõtle, planeeri, tegutse ja õpi. Repeat ka. see ring on täpselt samasugune nagu see, mida AI agendid oma sees teevad. Nad kõigepealt mõtlevad, et okei, mul on see eesmärk, mis ma nüüd tegema peaksid, siis nad teevad omale plaani, siis nad täidavad selle plaani ja siis nad õpivad, et kas see plaan oli nagu täidetud ja lähevad uuesti nagu ringile. Et seda sama nagu loogikat võiks kasutada nende omaks võtmisel. Ma tahaksin kindlasti veel 2 küsimust, meil on aeg armutu, aga esimene küsimus on see, et olles jällegi kõik me entusiastidena jälgime mingisuguseid teemasid, mis meid kõnetavad. Kas sul on praegusel hetkel, ma ei tea, kas targumiga nüüd see seonduvalt või et mis enda nii-öelda sisemisest huvist tuleb, et tehisintellekti vallas, millel sina silma peal hoiad? Ma kindlasti hoian silma peal nendel, mis suured teevad, et kõik, mis neil on arenduses, mis nad välja lasevad. Et hiljutisest näitest, kui OpenAI-l tuli uus mudel, mis väga hästi pilte toimetas, siis me ootasime seda äärmiselt pikki silmi, sest et e-kaubanduses piltide loomine ja siis ümberlõikamine, kõik sellised tegevused on väga akuutsed, kogu aeg aktuaalsed teemad. Ja see natuke oli meie jaoks pettumus, kuna seal oli väga tugev brändifilter peal. Ehk siis näiteks, kui me saatsime Nike tossu pildi, siis ta selle logo seal abstrakteeris ära, et keegi ei saaks genereerida nagu nii-öelda fake tosse. Ja läbi selle ta nagu see tööriist meie jaoks ei saanud selliseks nagu võitjaks, ütleme. Aga küll jah, kogu aeg, et OpenAI, Gemini, neil on omavahel siuke sõda ju käimas, et kes kellele ja ta ei olegi tegelikult siuke, kus on nagu üks kindel võitja lõpuks. Pigem on niimoodi, et teatud ajahetkel teatud asjades on üks parem kui teine ja sellest me võidame kõik. Et selline, nii nende otsekeelemudelite kasutajana, kui ka nendeni, kes ehitavad siis tarkvarasüsteeme nende mudelite peale, et nende mudelite võimekused kasvab ka meie võimekus pakkuda teenuseid oma klientidele. Ja mina tahan kindlasti ikkagi nende sinu tööriistade kohta ka kuulda ja kindlasti kuulajad ka, et mis on sinu enda sellises AI tööriistakastis, et on ka nii, et võtad ChatGPT Voice'i lahti ja arutad mingeid teemasid ja mis seal veel on? Jah, minu jaoks ChatGPT on nagu peamine, et kuna ma olen teda nii kaua kasutanud, meil on siuke suht intiimne suhe, tal on väga palju ajalugu minu kohta. Tihtipeale arutan Voice'is, arutan nii lihtsaid kui keerulisi teemasid ja tõepoolest selle Voice'iga ka, et kui mul näiteks joostes tuleb mingi idee, siis võtan ChatGPT ja ma räägin talle selle idee ära. Ta annab mulle tagasisidet ja siis me võib-olla natukene suhtleme selle ideest, et kuidas oleks nii mina ütlen talle, kuidas oleks nii ja siis tema annab mulle veel nagu mingeid nurkasi. Ja siis ta pärast on mul salvestatud, ehk siis tuleb mingi mõte, siis see on justkui nagu mul päeviku asemel. See on nagu tark päevik, kes nagu itereerib ka, et itereerib edasi. Üldiselt nagu mu soovitus on mitte nagu minna hulluks, et see stack ei pea olema super keeruline. Peale GPT, ma Geminit kasutan ka, sest et ütleme minu ettevõtete peamine selline haldus, kõik toimub Google'is, nii failid, meilid kui kõik muu, mis tähendab seda, et Gemini on mulle väga nagu suur abimees, et ma leian asju, ma suudan teha kokkuvõtteid, mu online meetingud on seal koos siis nende otsustuspunktide ja tegevuskavaga, mis ma tegema pean. Ja ega nagu ütleme, igapäevaselt ma nagu rohkem tööriistu ei kasuta. Kui ma vahest prototüübin midagi, näiteks arendajatele tahan näidata, et okei, et selline vaade võiks olla, siis
varasemalt ma tegelikult joonistasin selle paberi peale ja pastakaga tegin jutid, et näe, siit noolest, siia vajutatakse, siis tuleb järgmine vaade. Täna ma seda enam ei joonista. Ma promptin selle otse siis Lovable'i, mis on siis vibe coding tool ja siis ta esitab mulle UI ja siis ma esitan selle UI arendajale, et see on see, mida ma tahan, siin loogikat taga ei ole. Et see tuleb nüüd teha, on ju. Et see on üks järgmisi nagu tööriistu. Ja Midjourney't olen kasutanud varasemalt palju piltide loomiseks. Täna enam teda nii palju ei kasuta, sest et aga üldse me ütleme siis ChatGPT on multimodaalne ja suudab väga hästi neid pilte teha. Ja noh, minu tööl sellist disaineri väärtust nagu väga palju ei ole. Super huvitav on olnud, jälle tahaks nagu tunnikese siia otsa panna. Aitäh sulle, Robert, et tulid jagama Targumi teekonda. Minul on ka olnud ikkagi au vaadata nii-öelda plokiahela valdkonnas, mõlemad tegelikult plokiahela valdkonnas nii-öelda tehisintellekti valdkonda täielikult pühendunud sisseminek, et ma arvan, et paljud, kellel tekkisid need puutekohad ka, võivad arvatavasti sinuga LinkedIni kaudu ühendust võtta või siis Targumi kodulehelt, et me paneme kõik jaokirjeldusse ka needsamad tööriistad, mis sa mainisid, mis punkte meie siin Kerlingile välja teeme, nii et aitäh sulle, Robert. Aitäh teile! Ja teie kuulajad, loodetavasti olete kuulamas meid juba mitmendat korda, aga kui ei ole, siis te saate ka panna meile Apple Podcastis, Spotify's või YouTube'is siis selle märgi juurde, et te jälgite, et iga nädal tuleks siis teavitus, kui reedeti meil episood välja tuleb. Me oleme videopildis ka, samuti stuudios EBS-is, nii et loodetavasti tuleb siit veel pikk teekond AI Empowermenti podcastil ja suur aitäh, et olid meiega. Kuni järgmise reedeni. Ja, tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.